Minu nimi on Jasper Adamson ja ma olen säästvate keemiatehnoloogiate õppekava programmi juht. Säästvad keemiatehnoloogiad on magistri õppekava, mis keskendub keemiale ja seal on võimalik ennast täiendada teises õppeastmes inimestel, kes on varasemalt omandanud kõrghariduse keemiaerialal või mõnel lähedasel erialal või kui teil on olemas esimese astme haridus ja siis saate selle, on võimalik, on võrdväärne töökogemus 3 kuni 3 aastat selle siis keemia valdkonnas, et see võib olla ka näiteks ravimitööstus või kosmeetika, kütused, erinevad keemiavaldkonnad, kus teil võib olla siis töökogemus ja selleks see siis sobib ka sisseastumiseks. Et ongi meil õppekaval on kahed vastuvõtutingimused, üks on siis keemiaalane või lähedane kõrgharidus ja teine on kõrgharidus või siis töökogemus. Ja Triin, ma loodan, et sobib, kui ma räägin natuke sellest õppekavast lähemalt, et meil sellel nädalal Virumaa kolledžis tulevad veel teiste õppekavade infotunnid ja siis ma tutvustaksin selles infotunnis natuke seda õppekava siis. Et üldiselt õppekava eesmärk on see, et maailmas keemiakütusetööstusel toimus muudatused, areng on olemas keemiatööstuses, võetakse kasutusele uusi meetodeid, tulevad startup firmad ja samuti kütustes ja energia tootmises ja on muudatused, uued tehnoloogiad ja siis meie soovime välja koolitada neid spetsialiste, kellel oleks pädevus selles muutuvas keemiamaailmas toime tulla ja uusi protsesse edasi arendada. Ja üks näide sellest on näiteks see, et Eestis Riigi Teataja võttis vastu siis toetuse selleks, et tuumajaama Eestisse rajada. Ja sellega me oleme ka selles õppekavas arvestanud, et meil on 2 õppeainet, mis keskenduvad siis üks kiirguskaitsele, teine tuumatehnoloogia sissejuhatusele tuumatehnoloogiasse õppeaine. Ja siis selle õppekava ta valmistab ette spetsialiste ja keskastme juhte, kellel on keemia ja keemiatehnoloogia alased teadmised. Ja õppekava annab keemiatehnoloogia alased teadmised ja oskused olemasolevaid keemiakütuste ja nendes seoses ka energia tootmisega seonduvaid protsesse arendada ja jätkusuutlikke muudatusi ellu viia. Ja õppekava lõpetanute töövõimalused ja põld on lai. Et ma natuke räägin sellest taustast ka, et mina olen nüüd 2 aastat selle õppekava programmi juht ja me oleme tõesti selle õppekava põhjalikult ümber teinud alates õppekava nimetusest kui ka sellest sisust, mis õppekaval on, et meil on õnnestunud kaasata ka väga kõrgelt haritud ja väga austatud õppejõude. Siis näiteks meil on Cambridge'i taustaga õppejõud olnud õppekaval, siis on mitmed külalisõppejõud, kes on tõesti oma enda eriala spetsialistid ja vastavalt sellele me oleme selle õppekava üles ehitanud ja nüüd ongi siin need tuumaenergeetikaga seotud õppeained, et õppejõud Siiri Salupere annab neid õppeaineid, Tartu Ülikooli kiirgusega tegelev õppejõud ja siis meil on Levi protsessiõpetas Cambridge'i taustaga Nikita Žoklo, instrumentaalanalüüsi annab väga pädev õppejõud Maria Kuhtinskaja ja siis on arvutusmeetodid
keemias on mitu õppeainet, mis aitavad arvutiprogramme tundma õppida, et neid siis annab ka väga pädev doktorikraadiga õppejõud Kann Risto Joruk. Ja selle õppekava koosneb 3 moodulist. Seal on esiteks üldõppemoodul, mis annab teadmisi majandusest, ettevõtlusest, ärijuhtimisest ja teistest firma tööga seotud õppeainetest. Siis on põhiõppemoodul, mis annab spetsiifilisemad teadmisi keemiaalal. Ja siis on säästva keemia ja tehnoloogia moodul, mis annab teadmisi keemiaalastest arvutiprogrammidest, katalüüsist, keemiatööstusest ja tuumaenergeetikas ning kiirguskaitsest. Et 3 moodulit on meil. Ja ma ütlen siinkohal, et õppetöö selles õppekavas toimub sessioonõppes. See tähendab seda, et kõik laboratoorsed tööd, kõik loengud, praktikumid toimuvad nädalavahetuseti. Ja me oleme seda üles ehitanud arvestades sellega, et see õppekava sobiks ka töötavale inimesele. Praegu meil esimesel kursusel kõik üliõpilased on töötavad inimesed, nii et nad nädalases töötavad, nädalavahetusel käivad koolis ja siis see on üle nädala, toimub koolitöö, mitte iga nädalavahetus. Nii et siis umbes 2 korda kuus saab õppida saab koolis loengutes käia, praktikumides käia, saada teadmisi ja siis ülejäänud aeg on siis enda kasutada nii-öelda. Aga õpe toimub 2 aastat, 2 semestrit on meil õppetööd ja esimene, teine ja 3. semester on õppeained, toimub auditoorne töö ja siis 4. semester on lõputöö, mis siis on see magistritöö, mis tuleb ära teha ja ma tooksin ühe näite, et praegu oli meil kolledžis üliõpilane, kes käis Ameerikas oma Pennsylvania ülikoolis, see on Ivy League ülikool, käis oma lõputööd tegemas, et kolledž pakkus talle sellist võimalust. Ja praeguste magistrantidega on ka selline plaan, et vähemalt ühe magistrandi ma sooviksin saata Cambridge'i lõputööd tegema. Nii et mis ma öelda tahan on see, et mina programmijuhina kindlasti seisan selle eest, et üliõpilastel oleksid head võimalused sellest õppekavast maksimum võtta, kaasa arvatud siis lõputöö. Ja siis õppekaval on võimalik ka Erasmusega minna välismaale, et läbida 1 semester õppetööd välismaal ja 1 üliõpilane läheb Erasmusega, läheb nüüd sügisel läheb Aalto ülikooli läheb semestriks siin õppima ja kolledž on selles osas väga toetav ja väga vastutulelik, et kui üliõpilasel on soov, siis igal juhul seda aidata, talle sobib lahendus leida. Ja üldiselt kolledž pakub ka stipendiumi üliõpilastele, ühiselamu asub kohe kolledži kõrval, seal on võimalik ka ööbida. Ja me teeme selle säästvate keemiatehnoloogia õppekavaga, teeme iga semester ka sellise motivatsiooniürituse, et me käisime Põnka puhketalus, käisime seal toidu tegemistöötuba läbi viimas, saunaõhtu oli ja nüüd siis mai lõpus on plaan minna kaevandusmuuseumisse ja teha seal džiibiga sõit ja sellised ettevõtmised. Ja et see on selline selgitus sellest võib-olla üliõpilase elust natuke. Ja õppekava lõpetanute tulevik on väga lai, et siin on toodud erinevad ettevõtted, kes Eestis pakuksid tööd õppekava lõpetanutele ja tõesti neid inseneriharidusega ja magistritasemega spetsialiste, kellel on keemiaalased teadmised, on vaja Eestis. Ja me oleme ka laiemalt maailmas, aga kindlasti konkreetselt Eestis ja me oleme selle õppekava just sellest vajadusest ka üles ehitanud.
Ja rääkides siis nendest moodulitest, 3 õppekava moodulist natuke lähemalt, siis üldõppemoodul on selline õppemoodul, mis annab teadmisi ringmajandusest, äriprotsesside juhtimisest, projekti juhtimisest ja ettevõtlusest ning ettevõttemajandusest. Et moodul, kus on erinevad õppeained, mis valmistavad ette just seda kesktaseme juhti, kus on võimalik saada teadmisi erinevatest protsessidest, mis on firma tööga seotud. Põhiõppemoodulis on spetsiifilisemad keemiale ja keemiatehnoloogiale keskenduvad õppeained ja siin saab igaüks kujundada oma individuaalse õpiraja, et vastavalt enda vajadustele ja huvidele õppetöö läbida. Ja siin on toodud ka õppeained nagu protsesside termodünaamika. Antonino Skuro, väga kogenud õppejõud, annab seda õppeainet. Kemikaalide riskide hindamine, insenerikeemia alused, seda õppeainet annan ma ise ja see on ehitatud õppekaval on siis niimoodi, et esimesel semestril saab valida kas insenerikeemia alused või orgaanilise keemia erikursuse ja kui te tunnete, et olete keemias juba edasi jõudnud, on võimalik orgaanilise keemia erikursust valida, aga neile, kes soovivad keemiaalaseid teadmisi täiendada, need saavad siis insenerikeemia alused valida. Siis on meil õppekavas olnud leviprotsesside õppeaine, mida Nikita Šokla andis, instrumentaalne analüüsi erikursus. Siin toimub laboratoorne töö Tallinnas ja siis ka sellel õppenädalavahetusel, mis on 2 korda kuus, aga see praktikum toimub Tallinnas ja siis on võimalik kasutada kolledži transporti selleks, et kolledžil on oma autojuht ja siis saab sõidutada üliõpilased Tallinnasse praktikumile, et selle transpordi pärast ei pea ka muretsema. Ja see on polümeeride erikursus, mida ka ma ise õpetan, seal me käsitleme erinevaid polümeere, nende orgaanilisi struktuure, nende kasutusi, looduslikke polümeere, tehispolümeere, sünteetilisi polümeere, üldse polümeere meid ümbritsevas maailmas. Valikainena on ka reaktsioonitehnika ja reaktorid selles õppekavas ja keemiatehnoloogia alused ja säästlik tootmine on samuti selles põhiõppemoodulis. Ja siis on säästva keemiatehnoloogia moodul, kus keskendutakse nii jätkusuutlikkusele keemiatehnoloogias ja mitmete keemiaalaste arvutiprogrammide, KEMSET, TWISM, KEMCAD, tundmaõppisele kui ka kiirguskaitsele tuumatehnoloogiale. Ja selles moodulis on oluline õppeaine magistriseminar, mis siis aitab magistritööks ette valmistada. Me käime selles õppeaines läbi kõik vajalikud etapid selleks, et magistritöö katsed teha ja magistritöö võib ka tööalaselt teha, et kui te töötate Elcogenis, et siis on võimalik seda magistritööd enda tööalaste ettevõtmistega ka siduda. Ja siis on jätkusuutlik keemiatehnoloogia 1 ja jätkusuutlik keemiatehnoloogia 2 õppeained, mis keskenduvad siis kõiksugustele jätkusuutlikele keemiatehnoloogiatele, näiteks vesinikutehnoloogia ja kuidas üldse tänapäeva maailmas keemia saab toimida nii, et ta ei kahjustaks loodust, et oleks ressurssi säästav, et siis need õppeained kirjeldavad selliseid tänapäeva kaasaegseid keemiaprotsesse. Ja siis on selles säästva keemiatehnoloogia moodulis on veel arvutusmeetodid keemiatehnoloogias õppeaine ja tehnoloogiliste protsesside ja rajatiste projekteerimise alused, õppeained 1 ja 2 ja tehnoloogiliste protsesside projekteerimine, visualiseerimine ja kontrollõppeaine ja need õppeained siis õpetavad arvutusmeetodeid keemiatehnoloogias tundma. Ja samuti on siis kiirguskaitse ja tuumatehnoloogia alused õppeaine ja sissejuhatus tuumaenergeetikasse õppeaine, mis siis on seotud sellega, et kuidas üks tuumajaam töötab ja kuidas tuumajaam saab üldse hakata tuumajaama rajama, et Eestis tuleb nende
spetsialistide järgi vajadus, kui siia luuakse tuumajaam ja need on siis õppeained, mis annavad selle esmase teadmise sellest, et kuidas toimub kiirguskaitse ja kuidas tuumaenergeetika toimib. Ja siis on katalüüskeemiatööstuses õppeaine, mida me oleme ka pakkunud. Ja uus õppeaine järgmisest semestrist on sissejuhatus püsimagnetite tehnoloogiasse. Praegu oleme selle õppekavasse seadnud selle tõttu, et avati NPM Silmet magnetitehas, Neo Performance Materials ja siis selles õppeaines saab magnetite kohta rohkem teada. Nii et siin sellised keemialased teadmised tuleksidki magnetismist, tuumaenergeetikast, jätkusuutlikkusest keemias, katalüüsis arvutiprogrammidest, siis orgaanilisest keemiast, instrumentaalanalüüsist, polümeridest ja nii edasi. Ja siis on vastuvõtt meie õppekavasse on alanud juba, see algas 1. märts ja vastuvõtuavaldusi saab esitada kuni 6. juuli 2026. Ja siin on kõik meie kolledži, Virumaa kolledži ka teised õppekavad on ära toodud, kuhu saab ka proovida, et kui teie olete huvitatud magistriõppest, siis on olemas säästvad keemiatehnoloogiad õppekava, jätkusuutlik tööstus ja rohelised energiatehnoloogiad õppekava. Ja mis siis on Virumaa kolledži eelised on see, et esiteks selle magistriõppe eelis on see, et õpe toimub, me nimetame seda sessioonõppeks, see tähendab seda, et on võimalik 2 korda kuus nädalavahetuseti õppida kolledžis ja see sobib õppimiseks ka töötavale inimesele. Siis sina oled number 1, tähendab seda, et kolledžis on tõesti väga sõbralik ja väga toetav ja väga julgustav atmosfäär, et paljud üliõpilased on tõesti väga rahul sellega, milline energia on kolledžis ja see ongi selline tulevikku vaatav ja samas sõbralik ja soe energia, mis kolledžis on, et minu õppekava inimesed on ka öelnud, et neile väga meeldib kolledžis käia, et seal on lihtsalt nii positiivne aura, nii-öelda atmosfäär. Ja kolledž toetab muredega ja probleemidega ja siis selle säästvad keemiatehnoloogiad õppekava ma olen proovinud üles ehitada ka enda Cambridge'i kogemust kasutades, kus meil oli väga individuaalne lähenemine üliõpilastesse, et meid olid seal supervisorid ja tuutorid, kes meid hoidsid ja suunasid, et ma kohe alguses loon nii-öelda sideme üliõpilastega, et meil toimuvad kohtumised, me arutame, me räägime, ma kuulan neid, annan nõu, et tekiks kohe tekiks selline tunne, et te olete olulised ja te oletegi meile kui kolledžis õppivad üliõpilased olulised. Ja lisaks on võimalus saada väga toredad kursusekaaslased kõikidel kolledži erialadel, et seal on igas kursuses tekib oma sünergia ja see sünergia siis sellist rõõmu jagavad nagu paljud üliõpilased, et see on hästi positiivne. Siis kolledž saab maksta stipendiumi tublimatele ja iga eriala 2 parimale sisseastujale on 1 semestriks tasuta ühikakoht. Ja Viru spordikeskuses Kohtla-Järvel on tasuta spordivõimalus. Ma ise ei ole seda kasutanud, aga ma olen Viru spordikeskuses käinud ja see on tõesti väga kaasaegne ja uuenduslik spordikeskus, seal on ujumisvõimalus, jõusaal, korvpallisaal ja nii edasi. Tasustatud praktikakoht, et kui te lähete praktikale, siis on võimalik sellest ka tasu saada.
ja kindel töökoht peale lõpetamist, nagu ma ütlesin, et siis on hästi nõutud need inseneriharidusega spetsialistid ja need teadmised ja oskused, see pädevus, mis te selle kompetents, mis te õppekavalt saate. Ja siis on võimalik ka Eurotechi kaudu välismaa ülikoolidest on võimalik võtta õppeaineid, kui te leiate, et soovite mõne meie partner ülikooli juurest õppeaineid võtta, siis on võimalik ka ja mina programmijuhina kindlasti aitan teid siis, kui te soovite seda, neid välismaalt õppeaineid võtta. Ja aktiivne üliõpilasesindus tudengiklubis, seal toimuvad tõesti üritused ja me teeme ka enda õppekava siseselt teeme üliõpilastega üritusi. Ja avaldusi saabki esitada kuni 06.07.2026 kell 12 SAIS-is. Nii et see on siis kõikide õppekavade avalduste esitamise tähtaeg. Ja sellega ma omalt poolt lõpetaksin. Hästi, aga suur tänu, Triin, ja kõigile teistele ka osalemast ja kohtume siis juba järgmistel õppekava infotundidel. Hästi, aitäh ja nägemist!